Tere tulemast, kallid veevalajad! Siin on teie juulikuu ülevaade. No nii, veevalajad on eelmisel kuul vist mingisuguse hullu tembuga hakkama saanud või siis just nüüd kuu alguses kohe-kohe tuleb mingisugune olukord, kus te pärast peate mõtlema, et kas ma ikka tegin õigesti, kas praegu ikka oli päris õige, te võite natuke kahetsust või emotsionaalset survet tunda seetõttu. Ei tasu nii-öelda istuda ja kannatada selle pärast, sest mis iganes juhtus, selle te tegite ise, seda te peate mõistma, ei tasu ennast süüdistada. Kõik, mis juhtus, oli pigem õiglane ja tasakaalustas. Nüüd, milline on teie enda õppetund siit, on kõige olulisem. Te just nagu ei ole rahul asjadega ja sellepärast teete selliseid kummalisi asju, mis pärast teid ennast muretsema panevad või siis kahetsema või siis häbi tundma või siis ma enam nii ei tee, ma enam ei lähe, ma enam ei anna, ehk siis just nagu kõigele ei ütlema. Praegu on just nagu see koht, kus te peaksite mõtlema, et kuidas see tasakaalustas teie jaoks selle olukorra, mismoodi te saite tegelikult õiglase tasu selle eest ja kuidas vältida edaspidi sellist olukorda, kuidas korrigeerida, et ma ei peaks ennast enam asetama sellisesse olukorda, siis mis ma selleks ära teha saan, kuidas teisiti on võimalik seesama tasakaal luua. Ehk siis selline katse-eksituse ja kahetsuse meetod võiks nüüd siinkohal ära lõppeda, sellega te teete ainult iseendale liiga. Ja võib-olla ka tegevuse käigus teistele, aga peamiselt siiski iseendale, et mõtlemise koht. Laske oma nii-öelda emotsioonid korraks nii, et nad ei valitse teie otsuseid ja te näete, kuidas neid otsuseid tegelikult oleks pidanud vastu võtma. Ja siis ka tehke järgmine kord nii. Sest samamoodi ühte ja sama asja tehes te ei saa oodata erinevat tulemust. Ja teinekord sellised riskid või hulljulged millegi tõestamise või võib-olla suurest meeleheitest tehtud otsused, mis on riskantsed olnud, ei tasugi ära, sest need ei olnud läbi mõeldud. Või siis neid ei oleks pidanud tegema. Te vaatate just nagu vale nurga alt seda lahendust või olete vaadanud, et mitte nii ei pea neid asju lahendama, mitte läbi reaktsiooni ja emotsiooni, vaid läbi selle, et mida ma annan, seda ma ka saan. Ja mida ma olen andnud, seda ma olen ka saanud. Mida ma olen teinud, seda on ka mulle tehtud. Ja kas te peate selles ringis olema, ehk siis hoidma sellist surnud ringi, mis toetab seda, et kogu aeg on silm silma eest, hammas hamba eest ja kõik peabki kogu aeg võrdselt olema. Kui mulle tehti, ma teen tagasi, ehk siis ei peaks. Sellest ringist peab välja saama.
sellest peab kõrvale astuma ja nägema, et on ka teisi võimalusi tasakaalu loomiseks. Vastasel juhul te võite ennast väga halba olukorda mängida, mida te ka juba olete teinud aeg-ajalt, aga ei ole aru saanud, et seda mustrit peaks seetõttu muutma, et mitte sattuda enam niisugusesse olukorda, kus ma tunnen enda pärast halvasti ennast. Ja just nagu tegelikult ei ole kedagi süüdistada, olgem ausad, ikka iseennast. Kõik muutused saavad alguse iseendast. Aitäh ja olge hoid!